Mhm. Selle tunni teema on funktsiooni kasvamine ja kahanemine, funktsiooni ekstreemumkohad. Ja siin me vaatame ainult graafiku järgi, kus funktsioon kasvab ja kahaneb ja kus tema ekstreemumkohad asuvad. Me ei arvuta need, et see me teeme hiljem, kui meil on 6. kursus. Esimene mõiste, mis on kasvamispiirkond, funktsiooni kasvamispiirkond ja selleks piirkonnaks nimetatakse need X väärtused, mille korral argumendi X väärtuste suurenedes ka funktsiooni vastavad väärtused suurenevad. Kui vaadata praegu see graafik, mis on antud, proovime siin graafiku järgi vaadata, et kus selline seos toimub. See tähendab, et kui X on suurem, Y ka on suurem. Ja kui me vaatame seda graafikut vasakult paremale, siis graafiku osa peab tõusma, seal ta kasvab. Praegu ma näen, et kasvamine toimub siin ja siin. Ehk graafiku osa tõuseb. Alati suund, kuidas me vaatame vasakult paremale, see on ka X-teljel see nooleke pandud, et meile seda meenutada. Kuidas tähistatakse kasvamisvahemik? See tähistatakse nii, et see on suur X ja noolega ülespoole. Kui on antud ülesanne, et leidke suur X indeksiga nool ülespoole, see tähendabki kasvamispiirkond. Võib-olla sõnadega kirjas, et leidke kasvamispiirkond, siis te peate seda sümbolit kasutama. Ja esimene piirkond, mis me graafikul näeme, võtame see graafik ja proovime aru saada, kuidas me seda tähistame, kus funktsioon kasvab. No graafikul ma näen, et esimene piirkond, punasega praegu panen, -2, siin on X-teljel väärtus -1,4 äkki. Siis esimene vahemik -2 -1,4. Ja meil on ka teine vahemik. Et kus algab see tõus või kasvamine siit punktist ja X-teljel see on umbes 0,4, siis teine piirkond, kus funktsioon kasvab, on 0,4 kuni, siin me kasutame lõpmatuse märk, kuna see haar tõuseb ja tõuseb ja tõuseb ja tõuseb ja ta vist enam ei lange. Selle graafiku järgi sellel funktsioonil on selline kasvamispiirkond ehk vahemik. Vaatame järgmise definitsiooni. Funktsiooni kahanemispiirkond. See mõiste, mis siin kirjas ütleb nii, et kui X-id kasvavad, Y-id vastupidi langevad. Ja graafikul, kui me vaatame osad, siis ja samamoodi me vaatame vasakult paremale ja graafiku osa peab langema. Ta langeb siin ja ta langeb ka siin. Need 2 piirkonda on kahanemispiirkonnad ja tähistus analoogne kasvamispiirkonnaga, suur X, aga noolega allapoole. Ja vaatame. Esimene me kirjutame niimoodi, et see on miinuslõpmatus kuni -2. Ja teine piirkond
Siin meil oli -1,4 see punkt, a see oli 0,4. Eelmises me niimoodi ümardasime need, jah? -1,4 kuni 0,4. See on selle funktsiooni kahanemisvahemik või kahanemispiirkond. Vaatame siis edasi. Et nüüd vaatame, mis tähendab ekstreemumkohad ja ekstreemumid. Siin on antud selline mõiste, et argumendi x need väärtusi, mille korral funktsiooni väärtused on suuremad või vähemad oma naaberväärtustega võrreldes, nimetatakse funktsiooni ekstreemumkohtadeks. Ma võin ka öelda niimoodi, et kui muutub suund, et funktsioon kahanes ja pärast siis hakkab kasvama või siis vastupidi, ta kasvas ja peale seda punkti ta hakkas kahanema, siis tekib ekstreemumkoht. Vaatame meie graafikit, millised kohad on siin ekstreemumkohad. See on see koht, sest et siin muutus funktsiooni käitumine, jah? Et ta kahanes ja siis hakkas peale seda punkti kasvama. Siin ka sama olukord, see on ekstreemum koht ja see on ka ekstreemum koht. 3 tükki ma siin leidsin ja tähistatakse suur X indeksiga E. Ja siin me kirjutame need ekstreemumkohad, see ei ole vahemik. Et me ei saa kirjutada, et see on vahemik ühest arvust teiseni. Meil on siin konkreetsed arvud ja kui meil on konkreetsed arvud, siis me kasutame loogsulud. Mitte ümmargused, mitte kandilised, loogsulud. Ja millised väärtused me siis paneme, need mis mul punasega märgistatud, nende x-koordinaadid. -2, -1,4 ja 0,4. Need on siis selle funktsiooni ekstreemumkohad. A mis tähendab siin sõna ekstreemumid? Ekstreemumid on vastavate ekstreemumkohtade funktsiooniväärtused. Ehk kui me vaatame -2, see ekstreemumkoht, siis selle punkti y väärtus on 0. -2 jaoks y väärtus ehk funktsiooni väärtus on 0. -1,4 y vastav väärtus on 0,5 umbes. Ja 0,4 siin vastav väärtus -4,8 umbes. Need 3 arvu, mis ma kirjutasin, need on ekstreemumid. Ekstreemumid. Ja on olemas ka selline mõiste nagu ekstreemumpunkt. Ekstreemumpunkt, see tähendab, kui on vaja leida ekstreemumpunkti, siis me kirjutame mõlemad koordinaadid. Esimene ekstreemumpunkt on -20, tema x-koordinaat ja tema y-koordinaat. Teine -1,4 ja 0,5, see on teine ekstreemumpunkt. Ja viimane 0,4 ja -4,8, see on ka ekstreemumpunkt. Ja need mõisted lihtsalt vaja teada, et kui mingi ülesanne, kus on kirjutatud leidke ekstreemum, aga teil on leidnud ainult ekstreemumi koht, siis midagi jäi
leidmata ja võib-olla võimalik ka kaotada punktid. Nüüd, siin on väike lause või 2 tükki isegi, et mõnikord küsitakse ka äh, ekstreemumi liiki, et on 2 erinevat ekstreemumit, ühed on siis maksimumid ja teised miinimumid. Maksimum tekib siis, kui funktsioon kasvas ja siis peale seda ta hakkab kahanema. Siin on ainult üks, kui me vaatame seda graafiku, siis siin on ainult üks maksimum ja see maksimum asub siin, see on maksimum. Ja 2 miinimumi. Miinimum on selline ekstreemumpunkt, kus funktsioon enne seda kahanes ja peale seda kasvab. Miinimum ja miinimum, siin sellised 2 tükki. Et kui on vaja määrata ekstreemumi liiki, siis me ka seda kirjutame kindlasti. 2 on siin miinimumid ja 1 on maksimum. Kui seda pole küsitud, et lihtsalt leidke ekstreemumid, ekstreemumpunktid, ekstreemumkohad, siis te ei pea isegi kirjutama, milline neist on maksimum ja milline neist on miinimum. Mõisted on siis sellised, proovime siis leida järgmise funktsiooni jaoks kasvamis, kahanemispiirkonda ja ekstreemumkohad, ainult kohad, jah. See tähendab, et me leiame seda suur X indeksiga E ainult, et Y väärtused ei pea leidma. Kasvamisvahemik, kus meie funktsioon kasvab. Võtame teine värv. Ta vist kasvab siin. Ta kasvab siin. Ja ta kasvab siin. 3 vahemikku. No me peame siin ise vaadata, mis väärtus siin on. -1,6 vist. No kui teil on umbes tehtud, siis on ka okei. Siin on 1 ja siin on selle punkti. No võib 2,5 võtta. Ehk kasvamisvahemik on esimene vahemik. Miinus lõpmatus kuni -1,6. Teine vahemik. Kasutame matemaatika sümbol ja. -1 ja 1. See on see keskmine lilla värvi vahemik. Ja 3. vahemik 2,5 kuni lõpmatus. Siin meie funktsioon siis kasvab. Ja kahanemisvahemikud. Need on siis 2 tükki. Esimene -1,6 ja -1. Ja teine 1 ja 2,5. Ekstreemumkohad. Loogsulgudes kirjutame kõik need numbrid, mis me siin kasutasime, kui me kirjutasime kasvamisvahemiku ja kahanemisvahemiku. Ehk -1,6, -1, 1 ja 2,5.
Võtame järgmist slaidi ja nüüd tulevad erinevad graafikud ja me peame uurima funktsiooni graafiku järgi. Kohe vaatame, mis see tähendab ja veel me peame siis tuvastama, kas funktsioon on paarisfunktsioon või paaritu. Esimene graafik. Graafik on siis vasakul pool ja paremal pool on siis antud punktid, mida vaja uurida. See tähendabki funktsiooni uurimine graafiku järgi. Et esimene, mis siin pandud, see on määramispiirkond. See on muutumispiirkond, see pole kohustuslik kõikidele, et kui ei oska seda, siis võib vahele jätta. Nullkohad, positiivsuspiirkond, negatiivsuspiirkond. No ja tänane osa, mis on kasvamine, kahanemine ja ekstreemumkohad. Määramispiirkond. Määramispiirkond graafiku järgi leitakse niimoodi, et me vaatame, kas see graafik on pidev joon, kas tal on algust ega lõppu olemas. Kui ei ole ja ta on pidev joon ja ta ei, algust punkti poole, lõpp-punkti poole, siis tema määramispiirkond on kõik reaalarvud. Kes teab, et see graafik, mis on antud, see on tegelikult ruutfunktsiooni graafik, see on parapool, siis te võite kohe kirjutada, et määramispiirkond on kõik reaalarvud, sest et iga ruutfunktsiooni graafik või ruutfunktsiooni määramispiirkond on R ehk miinus lõpmatusest lõpmatuseni, kõik arvud, mis te teate. X-i jaoks piirangud pole. Mis me võime öelda muutumispiirkonna kohta? See on sama asja, aga Y-telje suhtes. Ja me näeme, et Y-telje suhtes graafik algab seal, kus on Y-teljel 1. Ja see 1 on kaasa arvatud, siis muutumispiirkond on piirkond 1 kuni lõpmatus. See on siis sellisem natukene keerulisem asi, jah, et ma tärn siin panen, et kui see pole nii kohustuslik, aga kui oskad, siis ikka võib proovida. Nullkohad, järgmine osa. Graafiku järgi me vaatame seda nii, et see on punktid, need on punktid, kus graafik lõikab X-telje. Kui sellised punktid on, siis me paneme need kirja, kasutades loksulud, kui poole sellised, siis me kirjutame, et see on tühi hulk. Siin tõesti X-telg on allpool ja graafik on ülaspool, nad ei lõika. Nullkohad puuduvad, me kirjutame, et punktide hulk on tühi hulk. Võib ka sõnadega kirjutada puuduvad. Positiivsuspiirkond. See on graafiku osa, mis asub X-telje ülespoole. Terve meie graafik asub X-telje ülespoole, vaadake, see on see pool, kus me vaatame, terve meie graafik on seal. See tähendab, et me kirjutame, et positiivsuspiirkond on miinus lõpmatusest lõpmatuseni või te võite kirjutada ka soovi korral R-i. Positiivsuspiirkond on kõik reaalarvud. Ja negatiivsuspiirkond on graafiku osa, mis asub X-telje allapoole ja allapool meil mitte midagi ei ole, jällegi tühi hulk. Kus meie graafik tõuseb? Seal on kasvamisvahemik. No ta tõuseb siin. Ta tõuseb siin. See on siis, me vaatame alati X-telje suhtes, nagu Y-teljel mitte midagi ei seisa ja Y-telje üldse pole.
Meie kasvamine X-telje suhtes algab nullist ja lõpmatuseni, kuna see haar tal pole lõpp-punkti, ta kestab ja me lihtsalt nii palju joonistada ei oska. Teine, kus funktsioon kahaneb? Ta meil kahaneb siin. Miinus lõpmatus kuni 0. Jällegi vaatame ainult X-telje suhtes. Me kõik asjad vaatame X-telje suhtes, välja arvatud see muutumispiirkond. Seal vaadake suur Y, kõik ülejäänud on suur X-id. See ütlebki meile, et me peame vaatama X-telje suhtes. Ja ekstreemumkohad, ainult üks koht. Ekstreemumkoht on 0. Ja kui vaja, me võime ka kirjutada, et see on miinimum. No tegelikult võib seda ka harjutada, see on miinimum ja koordinaadid on tal 0 ja 1. Selle 0 väärtuse Y on 1. Viimane, mis me peame tuvastama, kas funktsioon on paaris või paaritu. Kuna siin on sümmeetria Y-telje suhtes, siis me võime kirjutada, et see on paaris funktsioon. Esimene graafik siis selline, uuritud, kõik on hästi. Vaatame järgmist. Ma arvan, et seda me ei tee. Mul on siin 2 samasugust. Aha, seda ma asendan siis pärast. Ma arvan, et me teeme seda nüüd. On vaja uurida funktsioon graafiku järgi ja tuvastada, kas see on paaris või paaritu. Kõigepealt määramispiirkond. See graafik ei ole pidev joon. Siin on üks osa ja teine osa, siis mingi auk tekkis ja see auk tekkis seal, kus X-teljel on 0. X-teljel on 0. Siis määramispiirkonnaks on siin vahemikud miinus lõpmatus kuni 0 ja 0 kuni lõpmatus. Ei ole enam kõik reaalarvud, jah? Muutumispiirkond, mis ma siin näen? Et meil on siin selline auk, seal, kus Y-teljel on 1. Kui graafik on niimoodi joonistatud, nagu praegu te näete, see tähendab, et see punane osa, kui me jätkame seda ülespool joonistama, siis see ei lõika Y-teljega. Ta läheb väga lähedale, aga ei lõika. Samamoodi allapoole. Kui me joonistame, siis ta on väga lähedal Y-teljega, aga ei lõika seda. Samamoodi selle ühega, mis ma punktiiriga, selle joonega, mis ma punktiiriga joonistasin, see graafik ei lõika seda. Muutumispiirkond siis on selline, et miinus lõpmatusest kuni 1 ja 1 kuni lõpmatus. 0 kohad. Kohad, kus graafik lõikab X-telje. Ta on ainukene siin, see on 1. Positiivsuspiirkond. Graafiku osad, mis asuvad X-telje allapoole. Esimene osa, mis siinpool asub, ta on täiesti üleval ja veel, kus funktsioon on positiivne siin. Paneme kirja. Miinus lõpmatus kuni 0. Me vaatame X-telje suhtes seda
ja 1-st lõpmatuseni. Ja kus graafik on negatiivne, negatiivsuspiirkond. Mis värvi me ei kasutanud veel, seda. Siin ta on negatiivne. X-telje suhtes see on vahemik 0-st kuni 1. Kui me kirjutame teiega positiivsus või negatiivsuspiirkonda, me kasutame ainult ümmargused sulud. Kus funktsioon kasvab, tõuseb. Aga ta tõusebki meil, roosa värvi paneme, tõusebki siin. Ja siin. Ja tegelikult siin ka. Aga ta ainult tõuseb. Siis me kirjutame, et ta tõuseb miinus lõpmatusest kuni 0. Ja 0-st jällegi lõpmatuseni. Et terve määramispiirkond on kasvamisvahemik. Ja kahanemisvahemik on tühi hulk, kuna ta ei lange. Ja kuna ei toimu seda vahetust, et ta kasvab ja pärast kahaneb, siis või vastupidi, kasvab ja pärast kahaneb või kahaneb ja pärast kasvab, siis ekstreemum kohad ka puuduvad. Aga mis me võime öelda selle kohta, kas ta on paaris või paaritu? Ma pakkusin teile sellist varianti, no on näha, et ta ei ole sümmeetriline Y-telje suhtes. Aga äkki ta on sümmeetriline 0 koordinaatide suhtes. Teeme niimoodi, et peegeldame X-telje suhtes seda osat, mis on üleval. Siis tekib selline osa, et see on peegelpilt. Ja see peegelpilt peab olema sümmeetriline parema poolega, aga seda sümmeetriat siin pole. See tähendab, et ta ei ole paaris ega paaritu. Kõik muud funktsioonid, seda ma vahetan, mul ei ole see õige. No võib ka ja. Et videos ikka jääb see. Kõik, mis jäi veel tegemata, saab proovida ise teha. See on siis 1, 2, 3, 4 tükki. Saab proovida teha. Ja ma lisan slaidid vastustega või Moodle'is lisan siis slaidid, mis on vastustega, et saate pärast kontrollida.